Tere taas! Täna lugu lihtne. Mina olen Raks ja seal pole kedagi. Ära isegi näita sinna. Ainult mina olen täna. Ja. Vaadake, ei juhtu tihti, kui Motopurgi saatesse satub auto, mida me ei arvanud, et me saatesse võtame. Aga täna see päev on ja selleks autoks on Opel. Vaadake, ega mina ka nüüd nagu just väga suurt Opeli usku ei ole ja eks linnalegendid räägivad nii mõndagi selle auto kohta. Aga just sellepärast see auto täna meil saatesse võetud ongi, et ma tahaks näha, kas see Insignia pill suudab mind ümber veenda Opelite suhtes. Seega vaatame järgi. Pilliga iseenesest peaks nagu lihtne olema. Opel Insignia, bensiin, 1.5. 121 kilovatti, seega tundub enam-vähem siiamaani veel tubli algus. Vaata, jõudsin 2 sammu astuda sealt eest ja juba näen OPC line. Täpselt ei tea, mis tähendab, aga tean, et see annab sellele autole vähemalt välimuselt väga ilusaid jooni juurde. Kas see ka mootoris väljendub ja sõidus? Vaatame hiljem. Nüüd, kui tegelikult Opelil mudelist räägime, siis lugu on tegelikult üpriski lihtne. Tegu on siis Insignia, Grand Sport, Innovation ja kirstordi veel otsa. Pakett Executive ka. Hea lapsel mitu nimena. Tead sa, mul tuli üks mõte veel, mida võiks teha. Vaatame seest selle aparaadi ka ära. Seest. Lugu lihtne. Grand Sport, Innovation, Executive. Seda Executive'i siin natukene on tunda. Ilus must nahk, istmed naast. Autol on heads-up display, mida ma võib-olla näen kunagi. Kui väljaspoolt seda paketi sisu ja varustust Executive'i nii palju näha ei ole, siis siin sees tegelikult annab see tunda. Näiteks istmed. Need on juba mäluga istmed. Ja siin isegi on ka nupp, mis tõmbab mind ilusti siia istmesse kokku ära. Ja istmed on ventileeritud ka veel. Seega lähed randa, tume nahk iste, pole probleemi. Lisaks sellele, et ventileeritud istmed, ma ei tea, Tallinn-Tartu maanteel isiklik massöör ka kaasas. Executive variandiga saad ka mudissid selle pealt täpselt õigest kohast. Mis mulle väga meeldib selle auto puhul on see, et nad on suutnud endiselt jätta alles kliimanupud ehk siis füüsilised nupud. Ma ei pea siit ekraani pealt jeblama neid nuppe taga, vaid ma saan siit tagant alt ilusasti füüsilist nuppu vajutada ja samal ajal ekraani pealt siis vaadata, kuidas Piritele randa sõita näiteks või kuulata, millest Brigitte Susanne Unt Sky Plussis räägib. Pianokarva, klaverikarva, väikene disaini element siin juures. Rooli peal nupud tundub üpriski lihtne, midagi keerulist väga ei ole. Testin audio ära. Audio on päris hea. Kuidas taga olla on? Jalaruumi on päris palju ees, mul oli väga palju ruumi ja kujutate ette, taga on istmesoojendused ja mis veel? Topsihoidjad. See, et taga topsihoidjad on muidugi väga suur pluss, aga kuna mina olen enamasti autojuht, siis ma enamasti taga ei istu. Väga harva. Pigem ikkagi ees. Ja ütleme nii, et kui teha Circle K-s väikene kohvipeatus, nagu meil tarves, kohvitopsi mahub siia päris palju. Ma ütleks isegi 3 topsi mahutab siia ära. Kui tahad, võid 4. siia ka pista, kui mingi väga kohvivend oled. Ja ütleme nii, et tagumine aken selle Grand Sport, Innovation, Inspiration, Executive paketi kohta. Eks ta veidikene siukene kalasilm on seal taga, aga üpris hea siiski. 4x L-aknad. Teate mida või? Pillil on ka Webasto peal. Ütlen ausalt, ei oodanud seda, aga näed. Leidsin 2 USB-pesa, mälukaardi augu, auksi augu ma ütlen. Ja on ka isegi mingi väike slot siin, siukene pilu, kuhu saab ka telefoni sisse panna ja loeb välja isegi, et see laeb sind. Mitte sind, aga telefoni. Aga mis siin ikka? Ega enne ma autost sellest Opeli asjast enne aru ei saa, kui sõitma lähme. Seega lähme teeme tiiru. Ega siin täna pikka sõitu sellega tegema ei hakka, sest vaatepilti, et mina Opeli roolis olen, ei tea, kui palju näha tahavad inimesed.
Suunatuli kõlab veits, nagu ma oleks kuskil Klekkarbis omadega veits. Aga muidu, mis ma oskan öelda? Auto on vaikne, auto on mugav, istumine on vapsi ja mõnus, rool keerab. Ma küll keerame praegu ainult vasakule poole. Proovime paremale poole ka. Täitsa keerab ka paremale poole, ma ütlen sulle. Heads-up display, väga nice, seda ma võin kiita. Vaatame korra, palju see 1.521 kilovatiga teeb. Fourist fourini saab, täitsa asjalik. Teate, mis selle auto puhul, peale selle, et Opel on, mis tal veel nagu haruldast on, mis isegi tegelikult on hea mõnes mõttes, et tegelikult see on viimane masin, mis on Saksamaal toodetud. See Kere ja siis see Opel. Et peale seda, ega Opeli saatus nii hea, kui ta siiamaani olnud on, natukene muutub ja väiksed konnashoiad võtavad üle, ehk siis Opeli tootmine läheb Prantsusmaale koos nende Peugeot ja kõikide muudega. Teate mis? Ma tõmban siia. Olgugi selle poolest, et Opelil on oma imidž või arusaam või kujutlus üleüldiselt ühiskonnas. Tegelikult ma ütleks, et auto on suhteliselt okei. Ta isegi näitab, et ma asun mega õualal. Ja ma julgen öelda, et ma veidi võin mööda vaadata sellest, et see väikene sorvamärk siin ees on ja taga ja rooli peal ja ukse pida peal. Tunnistama, et tõesti, tegelikult see Opel Insignia on hea ja ma loodan, et Opel suudab minna tõusvas joones, saada lahti oma halvast mainest, kuigi ei tea, kui palju see konnashoiate kätte tootmise üleviimine sellele kaasa aitab, aga eks aeg näitab. Teid nüüd huvitab, kas see sorramärgiga auto suutis minu arvamust muuta. Pean tunnistama, et isegi suutis. Kas ma teda endale võtan? Vaevalt. Mida Fredi sellest autost arvab? Ei tea, teda pole siin ja austades ei huvita ka. Mul on pigem rohkem kohviisu. Aga ma jätan teid seda autot imetlema. Pange samal ajal siis väike like, väike subscribe ja võib-olla näeme peagi. Tšau!